näed siis siin Mustvee linna sees on üks imeline aed, kus on üle 80 kassikuju, kus on üle 100 puu, üle 50 elupuusordi. Kas sa oskad seda ilu hoomata praegu? Veel mitte. Aga perenaine Laidi ootab meid. Kohe uurime. Mul on juba kohe, jah. Tere. Rõõm näha. Erkil on juba küsimused, ma saan aru. Sul on üle 50 erineva elupuu sordi. Ma ütlen ausalt, mul pole kodus nii palju ühe sordi puitki mitte, aga kui ma vaatan praegu siin ringi, siis tahes-tahtmata tekib küsimus, et kuidas sa kõiki neid hooldad. Järsku jagad mõne nipi, kuidas pügada ühte elupuud? Jaa, aga nippe te siia ju saama tulitegi, nagu ma aru saan. Ja tõesti, nii-öelda käärid on valmis pandud ja läheb juuksuritööks täna. Ja nagu te näete, on siis meie siin fassaadil olevad kera elupuud täiesti pügamata ja mina mõtlen siis nüüd nii, et enne me siit aiast ei lahku, kui nad on kenasti sups ilusaks pügatud. No ma arvan, et meil on ka erinev arusaam võib-olla, et kuidas see pügamine peaks olema. Aga proovime. Nii, mina võtan nüüd niimoodi, hakkan teile siis näitama, et võtame siit kohe kenasti keskmise ja vaatame kamba peale. No ma arvan, see on ka kõva sõna, kui me selle ühega kamba peale hakkama saame. Mulle meeldib, kuidas ta leebus. Ja, et ma olen ka hästi rahul siis, et ärme siis tervet aeda täna pügama hakka, aga teeme selle ühe kauniks ja siis vaatame, kas see üks eristub teistest või mitte. No, praegu on väga ilusalt pügatud. On ju, aga näete, niimoodi siis lähebki see juuksuritöö. Tundub lihtne olevat. Mitte väga sügavale, selline kerge silitus. Ja. Nii, aga palun Erki. Ja, hakkame proovima. Liis, sa võid siis kõrvalt ka proovida. Ja, see ongi nii. Sama moodi ka. Tunned, kui hästi lõhnab see elupuu? Oi, no see on juba hakkab looma. Täiesti. Ma kardan, et ma vist... No kui ennem oli see elupuu ilusti ümmargune, nüüd on ta natukene muutnud oma vormi. Anna, ma proovin siis siit. Ma arvan, et minule vist ei ole mõtet seda rohkem kätte usaldada igaks juhuks. Aga hakkame nüüd vaatama, lähme nüüd sinnapoole. No ärme väga siiapoole tule, pole vaja. Väga ilus on, eriti see pool. Kusjuures ausalt ma tahtsingi ammu juba sellist saada suuremaid vahesid. Ja ma arvan, et abikaasa... Peipsiääre inimeste viisakus ja külalislahkus on ikka üle kõige. Ja ma arvan, et lihtsalt ega me kõik kolm oleme selles suhtes, et kõige parema töö ja õhtul käib kindlasti kõikidest üle abikaasa, nii et parandab siis meie sellise, mis me siis tegemata nüüd siit jätsime või natuke rohkem tegime. Aga Laidi, kuidas see siis on, et nüüd, kui ikkagi lähevad ilmad soojemaks, seda rohelust tuleb siia rohkem, kuidas me sinu aeda saan tulla? Minu aeda saad tulla, meil on Facebookis Laidi aed vaadata või lihtsalt paned Google'isse Laidi aed ja oleme kergesti leitava. Liis, sa oled ikka jätnud lohakalt ikka. No tee siis see lõpp. Tee see lõpp ära. Aga meie nüüd teeme väikese pausi ja siis oleme tagasi ning vaat ei teagi, kas nüüd satun põrgu oma selle tehtud patu eest või mitte, aga kindel on see, et Kalevipoja muuseumisse lähme küll.